siin on kirjas kõik see, kuidas Põltsamaa tööliskoolis sai tööstuskeskkool, mida seal õpetati. Kõik on kirjas, et kellel on huvi, siis ma seda raamatut ära ei anna, aga ma võin pilti lasta teha. Et see on liiga väärtuslik asi selleks. Ja digitaliseerimata on ta meil veel ka, et kui me nüüd selle aastapäevaga siin ühele poole saame, siis ma palun alul selle ära teha. Kes seda endale soovib, siis elektroonilisel kujul tasuta. Nii. Aga täna kell 3 pärastlõunane aeg on valitud sellepärast, et me saaksime olla koos ja võtta kokku siis selle, mida Viive on viimane aasta aega pidanud üle elama, veedmuunetuid öid veerima, kas kirjatükid jõuavad õigel ajal valmis ja kui jõuavad valmis, siis kuidas nendega edasi toimetada, kas kõik pildid, mis on välja valitud ja valmis skanneeritud, kas ikka pealkirjad neile kõigile saavad õiged ja kas lehekülje numbrid mitte sassis ei ole. Ja selle raamatu esitleb Viive meile ise. Palun. Head külalised, ega mul kõned kui sellist ei ole valmis tehtud, aga ma olen võib-olla 10 kordi mõelnud, et millest rääkida. Ja ma sellised punktid panin. Ma olen siin juba sõpradele öelnud, et ma olen 3. päeva pensionär ja siis on nägemisega ka juba natuke tegu, nii et ma pean prille kasutama. Head külalised, ma tahan teid kõiki väga tänada, et te täna siia tulite ja oma päeva niimoodi planeerisite, et ühiselt neid möödunud aegu meenutada. Täna me tähistame Eesti Aleksandri kooli 130. aastapäeva või sünnipäeva, nagu me niimoodi omavahel siin nimetame. Tegelikult on nii, et ega minevikku tagasi pöörata ei saa. Ja seda saab ainult alles hoida ja põlvest põlve edasi kanda. Ja nii nagu Rein siin enne rääkis, et on ka teine oluline põhjus täna, et selleks aastapäevaks, Eesti Aleksandri kooli 130. aastapäevaks on meil tehtud raamat. See ei ole üksinda minu töö. Jah, mina olin see, kes neid kokku pani ja nii edasi, aga siin on oma panus ja oma töö 43 inimestel. Kui te peale seda siin võtate kätte või muretsete selle või ostate selle raamatu endale, kui te lööte lahti, siis te näete, et seal on autorite kogu liikmed. Ja on kõikide nende inimeste nimed ära toodud, kes oma tööd sinna esitasid. Seda 2 põhjusel. Et kõik need, kes oma lood tegid, need andsid oma panuse selleks, et see raamat saaks valmis. Teiseks, miks mina üksi pean vastutama. Kõik 43 vastutavad, kui midagi on bussis seal või midagi on kuskil. Et sellepärast, et see on nii paljude inimeste töö ja sellepärast ongi sellel raamatul väga-väga suur väärtus. Ma tahan veel kord öelda siit kõigile neile, kes oma lood tegid, aga kõigile teile, kes te ka täna siin olete, suur tänu kõige eest. Ma mõtlesin, et kui Rein rääkis, et